Panditops ise on ju 5 aastat turul olnud ja seadusandlus on jõus olnud viimased 2 aastat ja selle aja jooksul on võib-olla kõige suurem muutus toimunud selles, et tarbijate teadlikkus on tõusnud. Mis puudutab nüüd seda kliendi poolt ehk siis kas siis toitlustajaid või söögipakkujaid, seal on ka muutus toimunud paremuse poole. Aga need, kes ikkagi ka varem panustasid juba enne seda seadusandlust, need panustavad täna veelgi rohkem ja võib-olla siis sellised väiksemad toitlustajad, väiksemad ürituse korraldajad, et nad on tulnud ka nagu kaasa, aga ikkagi mitte sellises mahus, mida võib-olla seadusandja siis nagu lootis. Korduskasutuspakend või sõna korduskasutus ei ole ju see võlusõna, et see ei lahenda maailma probleeme ära. Eesmärk on ikkagi ju pakend kokku koguda. Eelduslikult, kui tegemist on korduskasutuspakendiga, siis ta eelduslikult võiks olla nagu rohkem kasutatav. Et kui me vaatame nagu statistikat, Euroopa erinevad uuringud ju ütlevad, et alates 7. kasutuskorrast võiks olla korduskasutuspakend keskkonnasõbralikum, keskkonnasäästlikum kui ühekordne pakend. Kindlasti korduskasutuspakend on oluline, aga veel olulisem on ju see lõpuks kokku koguda. Ja Eesti pandipakend oma põhitegevusena kogub ju joogipakendit kokku üle 90% ulatuses, et see juba tagab ka selle taaskasutuse ja nii-öelda ringluse, et küll siis nii-öelda läbi materjalitöötluse. Meil on spetsiaalne plasttoodete pesemiseks mõeldud pesuliin, tunnelpesumasin, mille võimekus on üle 3000 ühiku tunnis pesta, mis tagab tegelikult päris suure nagu osa Eesti mahust. Ja pesuga on lihtne, et ühelt poolt läheb tunnelisse must tops sisse ja teiselt poolt võetakse puhas välja ja seal toimub siis ka nii-öelda kvaliteedikontroll, kus nii-öelda sellised kas siis huulepulga jälgedega või muud moodi mustad topsid võetakse korra kõrvale, teostatakse käsipesu, läheb uuesti pessu, et selles mõttes on see protsess suhteliselt lihtne küll, aga jah, selline detaildele rõhuga.